hea karjane? Kas keegi, kes kaitseb, hoolitseb või temal peab olema ka teisi omadusi? Aga kes on hea vanem? Kas see, kellel on samad omadused, aga pluss selleks näiteks kogu aeg ostab komme või teeb veel midagi? Kes on hea õpetaja? Kes lubab lastele teha, mida nad tahavad ja pärast paneb kiitused selle eest? Võib-olla koolilapsed on sellega nõus, aga vanemad täiskasvanud, kes vaatavad võib-olla seda videot ja kes olid ka koolilapsed, teavad, et hea vanem ja hea õpetaja on keegi, kes nõuab ja nõuab väga palju. Võib-olla lastele see ei meeldi, aga teame, kui tähtis on see nõudmine meie arengu jaoks. Jumalaga on natukene teistmoodi. Muidugi ta nõuab ja nõuab väga palju, aga ta ei karista nagu vanem, nagu õpetaja. Me võime teha, mida me tahame, vähemalt siin maa peal, aga tema ei hakka kohe karistama. Ta annab meile vabaduse ja seda me kasutame. Teame, et me peame midagi tegema, peame kuulama Jumalat, aga siis, kui ei taha, me võime seda mitte teha. Ja toimub väga tihti niimoodi ja sellega minu arvates me peame lõpetama, et paljud meie seast otsivad Jumalat ainult selle jaoks, et saada rahu, saada lohutust, võib-olla veel midagi, aga kõige vähem sellepärast, et otsime Jumala tahet. Ja on väga tähtis siiski proovida, püüda aru saada, mida Jumal nõuab meilt. Ja see, mida ta nõuab, need ei ole ainult Jumala käsud. Iga päev ta pöördub meie poole ja tahab, et me midagi teeksime. Siis, kui ma palvetan, kas ma otsin seda, mida Jumal tahab minult või ainult seda, mida ma tahan, et Jumal teeks minu jaoks. Ja küsimus, kes on hea karjane, missugune on Jumal, ei ole võib-olla kõige tähtsam. Tähtsam on küsimus, missugune on või kes on hea lammas, kes ma olen.